No nii, tere, mõnusat neljapäeva. Alustame siis täna meie laivi teemal, kuidas mänguliselt seljatada stressi. Ja täna minuga sel teemal räägib nii Ilona, ma näen sind, väga meeldib. Kohe ma saadan sulle kutse. Nii, kohe proovime. Oota natuke, loodame, et Instagram toimib täna hästi ja meil kõik sinuga õnnestub. Nii et natukese aja pärast sa näed, et mina invite'isin sind to join minu laivi ja vaatame, loodame, et kõik meil toimib hästi. Nii, aga tänane teema on meil, kuidas siis mänguliselt seljatada stressi. Nii, näen kohe, nii ma näen, et sina saatsid ka selle. Nii, proovime siis niimoodi. Nii, vaatame. Ma aktseptisin sinu kutse. Kas sa minu kutset huvitav näed, et mina sind kutsusin? Nii, natuke ootame, vaatame, mis siin hakkab toimuma. Aga teie, kes te meid praegu vaatate, kirjutage palun, kui kõrge või kui madal on teie stressitase tänapäeval, et hinnake seda ühest. Ahah, Ilona minu oma ei näe, okei, huvitav. Nii, kohe. Ja millegipärast ta ei lase mul sinu. Nii. Nii, millegipärast ta ei lase. Nii, okei, ma saadan, ma proovin veel kord. No nii, nüüd tundub, et toimib. No nii, suurepärane. Yes. Ainult, et see toimib praegu niimoodi, et mina näen ainult ennast ja sind ma paraku ei näe. Kuidas sina näed? Mina näen mõlemad. Mina näen nii sind kui ennast. Suurepärane. Et kes te meid praegu vaadate, et andke meile märku, kuidas te meid näete, kas te näete mind ja Ilonat või ainult mind, aga suure tõenäosusega praktika näitab, et tegelikult vaatamata sellele, et mina näen praegu ainult ennast, et need vaatajad ja kuulajad pärast näevad ikkagi meid mõlemad. Aga sukeldume siis teemasse. Meil on väga huvitav teema, kuidas mänguliselt seljatada stressi. Ja kusjuures see teema saigi valitud tänu sellele, et nii sinu kui ka minu jälgijad hääletasid ise selle teema poolt. Nii et näed, kiirustame siis soove täita ja loodame, et meil tuleb väga huvitav ja kasulik live täna. Aga kõigepealt siis räägime enda kohta natukene ja mina annan sõna sulle üle, et ole hea. Tutvusta ennast. See on alati see kõige põnevam osa, eks ju, et kuidas tutvustada hunt kriimsilma. Ma hetkel tegelen Mood ja Time coachinguga ja ma olen tegelikult coach olnud juba 10 aastat, aga vahelduva eduga teinud ka igasugu muid asju, et igasugustes börsiettevõtetes olnud nõunik ja siiamaani ka EBS-is külalislektor hoopis teisel teemal läbirääkimised, kirjutan raamatuid, ühesõnaga elan. Aga see, millega ma praegu inimestele kasu toon ja siis väärtust loon, on just see, et üritan maandada nende stressi ja üritan õpetada neile igasugu trikke ja biohacking raames igasugu annan mõtteid, et kuidas nad võiks oma elu natukene stressivabamalt elada ja samas olla efektiivsed. Suurepärane. Aitäh sulle, et sina oled täiesti selle teema
ekspert, professionaal, nii et ma kujutan ette, et meil tuleb tõesti väga-väga kasulik ja mõnus live sinuga. Räägin siis enda kohta, et coach'ina ma nii-öelda tegutsen siin mitte nii palju nagu sina, et alles eelmine aasta sain sertifikaadi ja vaikselt hakkasin tegutsema. Ja enne seda olen 17 aastat töötanud avalikus sektoris ja lihtsalt mingil hetkel tundsin sellest suurt rahulolematust. Ma sain aru, et see, millega ma tegelen, ei ole päris õige, aga oli ka teine probleem, et ma ei teadnud, millega ma tahan tegeleda. Ja kui me nüüd stressist räägime, siis ma kujutan ette, et minu stressitase oli ikkagi üsna kõrge tol perioodil, et kui sa saad aru, et sa tahad midagi muud teha, aga sa ei mõista, mis asi see muu võiks olla. Sõnaga tundsin üsna pikka aega sellist väsitavat seisakut ja ei julgenud ja ei teadnud, kuidas sellest välja astuda. Aga lõpuks tegin sellise sammu, tegin karjääripööre ja lahkusin palgatöölt ja praegu liigun selles suunas, et tahan avada oma ettevõtte ja aidata neid naisi, toetada neid, kes samamoodi nagu mina tunnevadki võib-olla enda elus sellist väsitavat seisakut ja otsivad seda julgust, et neid saaks toetada, elada seda elu, mida nad päriselt tahavad. Nii palju siis minu poolt. See ongi aga kusjuures kõige ägedam, kui sa saad aidata inimesi elada oma parimat elu. Nii et täitsa õigel teel ja ma arvan, et me mõlemad tegeleme sellega erinevates rakurssides. Absoluutselt. Üleüldse mulle tundub, et kui me natuke räägime sellest coachingust, siis coachingu eesmärk ongi laias laastus selline, et aidata ikkagi inimesi elada seda elu, mis nad päriselt tahavad. Jaa, aga ma küsin siis meie kuulajate käest, kes siin praegu on või kes pärast meid järele kuulavad, et hinnake palun oma stressitase praegu. Mis teil see on? Mis hinnet te paneksite? 1-10 see võiks olla ja 1 täitsa selline stressivaba elu ja 10 teeme siis niimoodi, et on siis et täitsa stressis kogu aeg ja stressitase on niivõrd kõrge. Ilona, kuidas sul on? Mis tänase päeva seisuga sinu stressitase? No ma mõtlesin kusjuures, kui sa küsisid, et mis minu stressitase on, et no Lepo 1 ei ole, aga ma arvan, et seal tavaliselt on kuskil 3-4 kanti ja praegu seoses laiviga ja seoses sellega, et meil on siuke väike intervjuu siin, on ju, siis natukene võib-olla pool punkti kõrgem. Aga üldiselt on siuke talutav, sest kohe me jõuame ka selleni, on ju, et tegelikult natukene stress on täitsa okei. Aga mis sul endal on? Jaa, mina ka mõtlesin selle peale ja ma olen sinuga täitsa päri ka selles osas, et seoses näiteks sellega, et meil toimub live ja mina tunnen, et minu stressitase on tavalisest kõrgem. Paneksin ka võib-olla 5-6 niimoodi, aga üldiselt 4-3, et täitsa jah, sellist nagu ühte ei ole, et täiesti stressivaba elu. Aga ikkagi, kuidas ma ütlen, võrreldes näiteks sellist stressitasega, mis mul oli, kui ma töötasin oma eelmisel töökohal, siis minu stressitase on ikkagi tunduvalt madalamaks läinud. Ja ma kujutan ette, et see on tingitud ka just sellega, et väga palju energiat mul võttis see, et ma ikkagi mõtlesin ja tahtsin otsustada või ei julgenud pigem otsustada, et mida ma siis tahan teha ja sellistel perioodidel ma kujutan ette, et stressitase ikkagi ka on üsna kõrge inimestel, et kui sa tunned, et sa pead muudkui selle otsuse langetama, aga sa millegipärast seda ei tee ja võtab palju energiat ja stressitase ikkagi tõuseb. Aga räägime siis ka sellest, mis on stress ja miks see tekib. Ilona, tahad selles osas sõna võtta? Võtan kohe sellest kinni, mis sa just ütlesid, Valeria, et tegelikult stressil on väga mitu erinevat taset, on ma ei tea, formaalselt 5, aga alustame sellest, et kui sul on selline väike ärritus, on ju,
siis ta võibki olla kas edasiviiv või siis võib olla juba nagu seda taset, et see sind häirib, on ju, ja siis kuni selleni välja, et kui sul on burnout, mis on stressi viimane tase tegelikult, ehk siis läbipõlemine, kus tõesti nagu sul on juba kaaluprobleemid, sul on toitumisprobleemid, sul on ärevusprobleemid, sa ärkad hommikul kell 4:30 ülesse ja see ei ole sellepärast, et sa meelega panid nii nagu mõned miljardärid endale kella, on ju, kella 4-ks, vaid sellepärast, et sa ärkad sundmõtetega, on ju, kuni selleni, et sa ei taha enam mitte midagi teha, kuni selleni, et mitte midagi ei too rõõmu, on ju, et siis depressioon, me räägime sellest. Aga natukene stressi on tegelikult hea, sellepärast et see on see, mis paneb nagu meid liikuma, sest me räägimegi heast ja halvast stressist kõige laia plaanilisemalt, on ju. Ja kui me räägime, mis asi on stress, siis jällegi sõltub sellest, kellega sa räägid. Et kui sa räägid kliiniliste psühholoogidega, siis nemad räägivad sulle depressioonist ja läbipõlemisest. Kui sa räägid tavainimestega, siis need saavad aru, et see on lihtsalt selline paha tunne. Ja tegelikult paha tunne ongi hea alguspunkt, et kuidas seda identifitseerida. Ja kui sa räägid näiteks neuropsühholoogidega, siis need räägivad sulle hormoonidest ja igasugustest muudest asjadest ja tegelikult tahakski nagu sellest natukene rääkida, sest osa sellest mängulisusest, millest me täna räägime, ongi, et kuidas tekitada endas seda heaolu, kuidas opereerida sellele tasemele, et sa suudaksid midagi jälle teha, et sa tahaksid, et sul oleks nagu mõnus, on ju, ja tegelikult, et mis siis need hormoonid meil nagu teevad ja kuidas neid nagu tekitada selleks, et sul parem tuju oleks. Ja. Aga kuidas sina stressi identifitseerid selles mõttes, et kas see on tunne või sa lähed ja teed mingi testi, on ju, nii nagu perearsti juures on võimalik teha, et kui suur stress sul on, ju, siis nad annavad sulle testi ette ja siis sa täidad igasugu põnemusi ja saad nagu teada, et kui depressioonis ja ärevuses ja stressis sa oled või kuidas sina identifitseerid? Mina identifitseeriksin seda, et see on ikkagi minu jaoks mingi tunne ja mul on see seotud nagu rahulolematusega ja ärevusega. Et mina tunnen seda ja tajun seda niimoodi, et mul on nagu rahulolematus, ärevus ja kõik, mis sellega seotud ja kusjuures, kui ma siin valmistasin selleks laiviks, ikkagi hakkasin lugema selle kohta ja tõesti stress on tegelikult väga vajalik mehhanism tegelikult meie organismile, et ta just on nagu selleks, et me rasketes olukordades või üldse kui keskkond muutub, et me oskaksime ennast mobiliseerida ja hakata ikkagi nagu tegutsema. Et iseenesest stress ei ole paha, ta on vajalik, ainult et ta võib olla kurnav, kui sa oled sellises nagu pikaajalises stressis. Ja vot siis on tõesti väga halb, sest organism töötab selle nagu alati valves nagu režiimis, et ta igasugused hormoonid ja muud asjad sul organismis tekivad, mis ei ole tegelikult väga hea. Ja selline pikaajaline stress, lõppude lõpuks sa väsid sellest ja sa jõuadki sinna faasi, et sa enam ei tahagi mitte midagi, et siis sa oled täitsa kurnatud tegelikult. Sina räägid juba kroonilisest stressist, ehk siis see on see põhimõtteliselt juba see burnouti eelstaadium, on ju, mis ongi, sa oled kroonilises stressis, sul on juba hakanud tekkima igasugu ärevushäired, kaaluprobleemid ja kõik muud, on ju, kuni selleni välja, et sa tunned võib-olla, et mingisugustest asjadest on sul tekkinud sõltuvus, et kas see on ekraan, kas see on alkohol, kas see on midagi muud, on ju. Aga see, millest sa ennem rääkisid, ehk siis see stress, mis on hea, see on episoodiline. Ehk siis ongi, et ta tekib nagu sutsu korraks, viskab üles, on ju. Ja see, mis sutsu, mis sul üles viskab sinu süsteemis, on ju, kui me räägime kehast kui süsteemist, on ju, sul viskab üles adrenaliini. Ja adrenaliini inimesed teavad, et adrekas läks ülesse, et mul korraks mobiliseerus. Seda teavad kõik, aga teine asi, mida inimesed väga hästi ei tea, on kortisool, mis on tegelikult põhiline stressihormoon, mis tekib samamoodi koos adrenaliiniga. Ja episoodiliselt, ehk siis korraks seda üles tekitada, mobiliseerida oma sisemisi ressursse. Sul on täiesti õigus,
see algus ongi sellest fight or flight response'ist ehk siis ellujäämise õpetus põhimõtteliselt. Stress on hea, kui sul on vaja korraks ellu jääda, vaadata ringi, mida ma nüüd tegema pean, ja kiirelt mobiliseerida ja pärast jälle minna rahulikku ollu. Aga kui see muutub pidevaks selliseks tundeks, et ma olen nagu hamsterrattas, et ma kogu aeg pean midagi tegema, kogu aeg on peppus, kogu aeg peab midagi, kogu aeg kõik nõuavad midagi, kui sa enam ei suuda sealt välja tulla ja sa tunned, et sa tunned ennast halvasti. No põhimõtteliselt see ongi see, et sa tunned, et sa oled kõikidele midagi võlgu, sa tunned, et sa ei jõua enam mitte midagi, aega pole mitte millekski, suhted on halvad, tööl on ka situatsioon on halb, raha pole piisavalt ja ühesõnaga, kui sa juba hakkad sinna küündima ja sul on see pidev päevast päeva, ja isegi see, et kas sa käid nädal või 2 korraks puhkamas, see ka ei ravi, siis see on juba krooniline stress. Ehk siis on vaja tegelikult üle vaadata see, kuidas sa elad, mida sa sööd, kellega sa suhtled, mida sa mõtled. Ja, täitsa nõus, kus juures kuskil koolitusel olin ja meiega jagati, kuulsin sealt väga huvitava mõtte, et üks selline stressi tunnus, et just nagu töö näitel oli see öeldud meile, et kui sulle tundub, et tööl näiteks ainult sina teed tööd ja mitte keegi peale sinu ei tee tööd, et kõik muud looderdavad ja mitte midagi ei tee, vaid sina muudkui rabeled, nagu sa ise ütlesid, orav rattas, siis see on ka juba viitab sellele, et tegelikult sa juba viibidki selles pikaajalises stressis. Aga äkki räägime ka üldse sellest, et mis tekitab stressi, mis sinu elus tekitab stressi ja mina võin jagada ka seda, mis minu elus tekitab stressi. Ja ma küsin ka meie kuulajate käest, et kirjutage palun ka teie, et mis need olukorrad, mis viivad teid sinna stressi ja miks mitte, jagage, kuidas te tulete sellega toime. Ja oleks hea ka kuulajatelt, et mis nendel stressi tekitab, sest see on täiesti individuaalne, et osadele ala minna ja olla kuskil peaesineja on kord nuusata, et neil ei ole ei teki üldse isegi adrekat ei teki ülesse, vaid nad naudivad seda. Nad lähevad ja nad on rockstaarid, mul tekib mõnikord niimoodi EPS-i tudengitele lugedes, nii et mina saan pigem sealt energiat ja seda, et sa näed, et inimestel lähevad silmad põlema ja nad saavad asjadest aru ja panevad mustreid nagu oma elus paika. Aga mis minust tekitab stressi, obviously ei tekita nagu avalikud esinemised ja sellepärast ma ütlesin ka, et tänane live, et pool punkti on, aga mitte nagu 1 või 2 või nagu 10 ei tulnud juurde. Siis mis tekitab on see, kui ma ei ole pikemat aega saanud tegeleda oma lemmiktegevustega. Näiteks, kui ma saan aru, et mul on läinud juba mitu päeva ja ma pole saanud silpigi kirjutada, siis ma lähen juba ärevaks ja närvi selle peale. Ja siis ma tean, et ma pean looma endale kas või 5 minutit, kas või 10 minutit, kas või 15 minutit, kui palju iganes aega ma saan, selleks, et tegeleda just täpselt selle oma hobi või lemmiktegevusega, mis annab mulle midagi juurde, et seda õnnetunnet, seda rahulolu tunnet, seda saavutatuse tunnet. Ja teine asi, mis tekitab lisaks sellele, et ma pole saanud tegeleda asjadega, mis on mulle äärmiselt olulised, on see, kui mul on asju peas liiga palju. Ma mõnikord ärkan hommikul kell 4:30 ülesse, täitsa ausalt tunnistan, ise ärkan ka mõnikord, võib-olla mitte iga päev, aga ma ei tea, kord paaris kuus täitsa võib juhtuda. Ja siis, mida ma tavaliselt teen, on see, et nii, järjekordselt mul on 1001 asja on peas. Palun võtame nüüd selle telefoni, võtame notes lahti ja hakkame nagu nummerdama 1, 2, 3, 4, 5 . Paneme kõik kirja, mida täpselt mul peas toimub ja selles projektis on vaja need asjad ära teha. On vaja rääkida raamatupidajaga, sellele inimesel on vaja see saata, siin on mul vaja see teha. Ja siis, kui ma saan aru, et mul see list on juba 40+ punkti, siis ma saan aru, miks ma öösel üles ärkan. Nii et mul tekivad stressid lihtsalt sellest, et nagu liiga palju asju on peas, need on vaja peast välja saada, vaja süstematiseerida, vaja hakata lähenema, et mida nüüd lahendada, mis järjekorras. Kuidas sul? Kas sul ei teki stress peale seda, kui sa näed seda listi, et jummel nagu nii palju peab nüüd seda kõik tegema, kas sul siis stressi ei tule seetõttu? Tead, ei, sellepärast, et esiteks ma olen teinud midagi enda jaoks. Ma olen võtnud stressi maha sellega, et mul on nüüd asjad paberil, nii-öelda paberil, sest digipäevik või notes telefonis on ka paber tegelikult, eks ju. Ehk siis ma olen juba teinud midagi selleks, et stressi vähendada.
Mul on Mhm. selgus majas projektide kaupa, kus ma midagi pean tegema. Sealt ma tean, et kui ma hommikul üles ärkan ja pärast seda ma olen täiesti võimeline magama minema, onju. Sellepärast, et ma tean, et öösel paneb aju veel asju paika ja nii-öelda mustrid jooksevad paika, loogika jookseb paika ja hommikul ma ärkan tavaliselt selle mõttega, et ma tean täpselt, mida ma täna teen, mis järjekorras, mis prioriteetidega ja mis asjad, kui ma neid täna ära ei tee, mitte keegi ära ei sure. Ehk siis mind aitab see, et ma tegelen aktiivselt sellega, et ise ennast aidata. Minul ei tekita stressi 40 punkti. Mul on tavaliselt nagu 1001 asja ja 40 punkti on minu puhul normaalne. Nii et kui keegi ütleb, et samal ajal operatiivmälu inimesel võtab 4+–2, siis mina ütlen, et see on bullshit. Suurepärane. Tead, sind kuulates ma taipasin seda, et mul tegelikult, kus ma ütlen, mis mul tekitab stressi? Mul tekitab stressi, et kui mulle tundub, et mul on väga palju asju, tegelikult see tekitab mul stressi, et selles mõttes, kui mina näeksin, et mul on 40 punkti, siis miks ma küsisin ka sinu käes, kas see sulle ei tekita stressi? Mul tekitaks see stressi tegelikult ja sest järgmine selline stressi tekitav päästik mul oleks selline, et nii palju, et kuidas ma nüüd seda kõike jaksan, et ja kust ma pean nüüd alustama, et see, et sa nüüd pead nagu otsustama, et kus sa alustad ja kuidas sa nüüd õigesti peaksid seda tegema kõike, see mul tekitab stressi. Aga kuna ma olen ka juba iseendaga päris kaua tutvunud ja tuttavaks saanud, siis ma olen täheldanud ka seda, et oskan ennast nii-öelda maha rahustada selliste sõnadega, et tead, sa võid teha nii, nagu sa pead seda õigeks. Ja selles mõttes siin ei ole mingisugused õiget või valet lähenemist, et lihtsalt alusta ja ükskõik, mis järjekorras sa seda teed, et hakka tegutsema. Sest veel üks minu jaoks see, mis tekitab mul stressi, on selline edasilükkamine. Kui ma tean, et ma pean tegutsema või mul on vaja teha neid, ma ei tea, 40 asja või ma ei tea, 4 või 5 asja vahet ei ole, aga sa ei tee. Sa käid ringi ja mõtled ja see tekitab mul ka tegelikult stressi. Et ma tunnen, et ma muutun närviliseks, et ma iseendaga hakkan nagu pahandama ja see on ka minu selline käitumismuster, aga jällegi, ja ma tean, miks see mul tekibki ka see, et ma tahan õigesti teha ja jällegi lähme sinna juurde, et iseendale räägingi, et tegelikult siin ei ole õiget ega valet asja, lihtsalt hakka tegutsema, võtta samm-sammult ja tee juba midagi. Ja siis ka võtab mul seda nagu stressitaset teeb madalamaks, et ma ei lükka enam edasi, et ma juba hakkan tegutsema. Sellised asjad. Sa tõstatasid praegu päris mitu teemat üles, mis on hästi põnevad. Selles mõttes, et üks asi ongi see, et nagu hakka juba pihta, onju. Et tee kas või midagigi. Ja see ongi see, mis ma ütlesin, et see puhtalt, et ma panen need 40 punkti kirja, see on minu jaoks hakka juba tegema. Tee midagi selleks, et mitte tunda ennast nii halvasti, nagu sa ennast praegu tunned. Kas ma tegin seda? Ja ma tegin seda. Kas see aitas? Ja see aitas. Järelikult lähme tagasi magama. Toimib. Teine asi, millest sa mainisid, on see, et tegelikult, et kui sa vaatad kogu seda to-do listi, siis sul võib tekkida nagu täpselt see, et nagu käed laskuvad alla, et oh my god, et ma pean kõike seda tegema. Võt just ma pean ja kõike seda. Ja siis ja kohe jõuame mängulisuseni, on ju, selle prokrastineerimise teemal, on ju. Ja siis, et kui sa mõtled, et oh my god, ma pean kõike seda tegema, siis on küsimus sinu energiatasemes. Sellepärast, et kui su energiatase on nullis või miinuses, loomulikult tekitab see sinus õudu, sellepärast, et sa ei jaksa ju seda kõike teha. Isegi kui sul on, ma ei tea, 3 asja on kirjas, eks ju, ja sa tunned, et mul ei ole isegi käpp ei tõuse selleks, et ma ei tea, endale maniküüri aega kinni panna, lihtsalt ma olen nii väsinud, on ju. Mis ongi täpselt see, okei, et kui su energia on nullis või miinuses, mida siis saab teha? Mina soovitan, hästi nagu idiootlik, aga olge minuga, on ju, on see, et kindlasti on kõik kuulud on sellistest asjadest nagu power posing, on ju. Need on need võimupoosid ja need on see võitja poos niimoodi, on ju, ja siis nagu seisad nagu Wonder Woman, et käed nagu puusas, on ju, ja seisadki nagu selline võitlus valmis, on ju. See tundub hästi rumal, aga
on täiesti tehtud ja, teaduslikke uurimusi, et kui sa niimoodi seisad 2 minutit, niimoodi või siis nagu käed puusas, siis see parandab sul kehakeemiat. See alandab kortisooli, mis on see põhistressihormoon, ja see tõstab natukene adrenaliini sinna, et ta paneb sind sellele energiatasemele, et sa suudad tegutseda. Niimoodi, et kui sa tunned, et sul on energia on nullis või miinuses, siis tee selliseid aktiivseid poose ja tegelikult sa resetid oma kehakeemiat ja siis sul tekib nagu kas või see alge, et võt nüüd ma olen nõus tegema ühe asja. Sellest juba piisab, kui sa teed ühe asja, sellepärast et see käivitab sinus järgmise keemiajada, mis on dopamiin. Ehk siis dopamiin, see on see mõnuhormoon, mida me tahame pidevalt, inimesed, kui nad näpivad näiteks oma telefone või lähevad ja saavutavad karikaid kuskil Ironmanil on ju, või siis neil on mingisugune, tööl on palju õnne, et tiim tegi ära, on ju, celebration, eks ju, et siis see on see saavutusvajadus ja saavutusvajadus on ka inimestel on erinev. Mõnedel ei ole üldse, on ju, mõned on lihtsalt kulgemises ja see on ka okei, aga mõnedel on väga suur saavutusvajadus ja vot neile on vaja, et nad, ma ei tea, jooksevad täna 5 kilomeetrit, siis on linnuke. Nad teevad selle nagu kõige raskema asja ära, siis on linnuke. See tekitab sinust dopamiini responssi ja kui sa teed selle nagu rumala poosi ära, on ju, et vot seisad nagu Wonder Woman või käpad üles, on ju, siis tegelikult sul ongi täpselt see, et aga ära tegin. Kas ma tunnen ennast paremini? No midagi peaks nagu muutunud olema, on ju. Ja siis, kui sa teed selle ühe asja ära, milleks sa seda energiat tahtsid, on ju, võt, siis on ka jälle see dopamiini jada, ehk siis sa tekitad endas positiivset responssi ja sa tekitad endas seda head kehakeemiat, mis aitab sul võidelda siis stressiga, nagu öeldakse. Aga prokrastineerimine on täiesti eraldi teema ja ma tean, et osad vihkavad seda, aga see tuleb enda jaoks kasuks pöörata. Mina tean näiteks, et ma mõned asjad lükkangi 11. tunnile, sest ma tean, et kui mul enam seda aega ei ole, kui mul on jäänud tund aega, kui mul on jäänud 5 minutit, täna meigi tegemine, kui mul oli jäänud 5 minutit, ma hakkasin meiki tegema, sest ma teadsin, et ma jõuan ja jõudsingi. Ja põhimõtteliselt, kui ma tean, et sul on mingisugune piiratud aeg ja tähtaeg kukub, siis on hästi lihtne, siis sa ei mõtle, sa lihtsalt teed ja sa teedki ära, sest sul rohkem aega ei ole ja mida iganes on tehtud, on ju, kui oleks üks silm jäänud värvimata, no siis oleks ilmselt nagu mitte värvinud ka teist silma, aga põhimõtteliselt on võimalik panna ka see enda jaoks tööle. Ja, väga äge kogemus, mis sa praegu jagad ja praegu ma siis teen vähe lühikese selle kokkuvõtte, et üks selline viis, kuidas võib mänguliselt seljatada stressi, mis sa praegu ütlesid, et võtta sellist nagu võidupoosi ja vaata võimupoosi ja power posing, et ja vaatagi ennast peeglisse, on ju pigem nagu peegli ees seda teha ja siis sinu aju ka. Oluline on see, et sa seisad sellest poosis, et Wonder Womani filme on kõik näinud, on ju just võt. Ja sa võid ka istuda kusjuures, ka siis see mõjub, sa ei pea seisma, kui sa näiteks tööl ei saa püsti hüpata või mingisugusel koosolekul ei saa püsti hüpata, on ju. Aga ja siis Googletega ka, et on olemas üks TED Talk, leiate ka selle teadusliku põhjenduse, mida nad kõik tegid, on ju, sest seal on ka flipside, ehk siis milliseid poose mitte teha, mis vastupidi tekitab stressi ja tõstab kõiki neid halbu kehakemikaale. Kui me lähme selle teemaga edasi, meil on veel natuke aega jäänud, et jaga veel mingisugused nippe, et kuidas siis mänguliselt asjadele läheneda, et seljatada seda stressi. Tundub, et sul on ikka väga palju oskusi ja teadmisi sellel alal. No mängida mulle meeldib, sellepärast, et ma olen nagu Karlsson, kes ütleb, et kui mängida ei saa, siis mina ei mängi, on ju. Et põhimõtteliselt natukene lapsikust võiks inimeses nagu alles jääda, aga vaata, see lähebki nagu esimese asjana aknast välja siis, kui sa oled stressis ja mõtled, et ma olen ju täiskasvanud inimene. Ehk siis inimesed tegelikult, kui tegeleda sellega süstemaatiliselt, siis nad peaks tegelema mitte ainult toitumisega ja liikumisega, vaid ka mõtlemisega. Aga selleks, et sinna jõuda, et sa tekitad endast tahte sellega süviti tegutseda ja oma elu muuta, on ju, enne seda tasukski, et miks me mängulisest räägime. Mängulised asjad on sellised lollikindad asjad, mida saab nagu kergelt teha, sest stressis inimesed tahavad, et nad ravitakse kiiresti ja kergesti, nagu võlukepikesega, on ju. Võlukepikest mul ei ole, aga kellel on koduloomad? Näiteks, kui sa kodulooma paitad, siis see tekitab sust teise positiivse hormooni oksütotsiin.
Musitamine ja kallistamine. Kallistage kauem kui 20 sekundit, siis hakkab midagi nagu käima, on ju. Nii, mida veel? Naerge. Teate, on olemas ju küll naeruteraapia, on ju. Meie kodus me naerame lastega ja mehega nagu iseenda üle ja siis nagu ka teineteise üle. Mina aasin oma lapsi, see on see vene keeles on podkalovets ja inglise keeles on pranking, on ju. Ehk siis nagu mul on 8 ja 13 aastane ja siis noh ongi, et omavahelistes mingisugustes suhtlustes ongi niisugune nagu, ma ei tea, puuksunaljad ja mingisugune muu tobedus on ju, kus me lihtsalt irvitame kõik koos. Sellepärast, et jällegi, kui sa naerad, see tekitab jälle positiivseid muutusi kehas. Nii et kellel ei ole nagu sellist, et issand, ma olen ju tõsine inimene, kuidas ma nüüd oma lastele pean eeskujuks olema, et kuidas ma nüüd nendega nagu naerma hakkan, on ju. Kui te tahate veel lihtsamat varianti, siis minge ja vaadake mingisugust tobedat nagu romantilist komöödiat. Ehk siis tekitage endas visuaalselt see nii-öelda kaasaelamine ja see positiivne nagu tunne, eks ju, ja mida ei tasuks teha. Ehk siis teatud asju on võimalik ka lahti lasta ja lõpetada mingisugune asjade tegemine, on ju. Näiteks, ma tean ja ma ei ole väga populaarne, kui ma seda ütlen, lõpetage kohvi joomine või vähemasti proovige juua vähem. Ja ma annan teile veel ühe nipi, kuidas seda teha. Te kindlasti ei teadnud, aga kohvilõhna tundmine tekitab täpselt samasuguse responsi nagu selle joomine. Ehk siis tehke kohvi, aga ärge ära jooge. Või laske kellelgi teisel kohvi teha. Ma lasen mehel tavaliselt kohvi teha. Tule siia, et ma nuusutan su kohvi, sellepärast, et see nagu paneb kohe nagu selle ärkvel oleku nagu käima, on ju. Ja rohkemat mul vaja ei olegi. Ma olen endale kõksu saanud, ma lähen ja jooksen ja juba teen, on ju. Aga selleks ma pean ainult nuusutama. Ja väga huvitav lähenemine. Ja šokolaadi nuusutamine ka. Sa ei pea seda sisse õgima kilode kaupa. Kui sul on näiteks mingisugune aromatisaator, pane endale šokolaadilõhn. Kui sa selles viibid natukene kauem, siis samamoodi see tekitab neid õnnehormoone juurde ja sa ei pea midagi selleks tegema, sa lihtsalt paned selle kuhugi üles ja nagu hingad seda sisse. Jällegi, kehakeemia muutub ja päris kiiresti. Ja, kusjuures lõhnad on minu arust ka väga selline oluline stressi maandamise viis ja kui me räägime lõhnadest, siis mina jumaldan kookost. Ma ei tea, mis mul sellega on. Just selle lõhn mulle nii meeldib ja mina pigem võib-olla valiksin mitte šokolaadi või kohvilõhna, vaid selle kookose lõhna. Et ma kujutan ette, et see minu kehale mõjutab hästi rahustavad ja võib maandada seda stressitaset. Ja siis sellest edasi arendusena tehke neid asju, mis tekitavad meeldivuse tunnet. Ehk siis kui sul on näiteks hästi nagu see kookose lõhn on selline kaif, et lähed ja nuusutad, siis sa teed midagi, mis sulle meeletult meeldib. Ja samamoodi kõige muuga, on ju. Isegi siis, kui see on väikese jalutuskäigu tegemine või korraks väga meeldiva inimesega rääkimine, lihtsalt helistad ja räägid 5 minutit või 15 minutit, kuidas iganes on ju. Kui sa teed midagi, mis on sinu lemmiktegevus, jällegi, see paneb need head kehakeemia hormoonid käima, sa tunned ennast paremini. Ja selleks ei ole vaja niimoodi, et nagu nii, ma pean trenni minema, ma pean tund aega jooksma, on ju. Ei pea. Sa võid teha midagi ka 5 minutit ja see tekitab sul palju parema efekti. Aitäh sulle, Ilona. Meie aeg ongi läbi tegelikult. 30 minutit läks väga kiiresti ja ma tahan uskuda, et mul oli vähemalt väga huvitav praegu sind kuulda, et väga häid nõuanded sa jagasid ja kui me võtame selle lühikese kokkuvõttena, siis tee seda, mis sulle meeldib teha, leia selle jaoks aega, märka, mis olukorrad tekitavad sinus stressi, eks ju, ja proovi mõtle ka seda, kuidas sa saad need lahendada. Kui sina näiteks rääkisid seda, et kui sa ärkad kell 4 hommikul ja sul pea igasuguseid mõtteid täis, sina paned lihtsalt kõik seda niimoodi kirja ja see jällegi maandab sinu seda stressi. Et miks mitte? Kui see teie jaoks töötab, siis loomulikult tehke seda, siis kindlasti selline mõnus lõbus aeg oma
lähedaste inimestega, sõbrannadega, lastega, kaaslasega, koduloomad, kassid, koerad ka Mõnel anti on stress. elukaaslased, koduloomad. Jah, see ka täitsa okei tegelikult. Et selles mõttes mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, et just sellised nagu lihtsaid viise on ju tegelikult väga palju, mis on sinu võimus ära teha ja ei pea mõtlema, et nüüd selleks, et seda stressi maandada, peab tõesti, ma ei tea, 5 kilomeetrit jooksma või trenni kuskile 2 tundi minema. Et mõtle selle peale, mis on see pisike samm, mis on see pisike asi, mis tekitab sul seda rõõmu ja tee lihtsalt seda, on ju? Mis on see vähim, mida sa saad teha selleks, et hakata astuma selle poole, et muuta seda, kuidas sa ennast tunned? Kui ma ei taha niimoodi ennast tunda, mis on see, mis on vähim, mida ma saan teha selleks, et ennast paremini tunda? Absoluutselt. Mikrosammud, selline jätkusuutlik ja hea strateegia, et väike samm, mida sa saad teha ja et ennast paremini tunda. Nii et igal juhul head päeva teile ja sulle ka aitäh tulemast. Tahad sa veel midagi lisada? Aitäh kutsumast, oli väga fun ja ma loodan, et me teeme veel mõne laivi mõnel muul põneval teemal, mida soovitakse. Kindlasti need jälgijad hääletasid ka teiste teemade poolt, nii et seal oli tujuga seoses teemad ja kindlasti teeme. Mul oli sinuga täitsa äge vestelda ja aitäh sulle sinu teadmiste eest, et sa jagasid seda ja mul oli tõesti väga huvitav. Ma loodan, et teistele ka. Nii et julgelt kommenteerige. Kui teil on küsimusi, kindlasti küsige, me hea meelega Ilonaga vastame ka teie küsimustele. Või kui teil on mõningad sellised takistused, mis tunduvad teile, et ei saa üle ega ümber, siis kirjutage, kindlasti saab, eks ju? Absoluutselt. Aitäh sulle kutsumast ja kindlasti kirjutage, kui on küsimusi ja nagu ma saan aru, siis see läheb ka YouTube'i üles, nii et sealt võib ka kommenteerida, sealt võib ka veel mingeid küsimusi kooruda. Aga muidu jah, et emmale kummale, sest mõlemad täiendame teineteist teadmiste valdkonnas, et siis saab vaadata, et kellele see küsimus on või äkki saab mõlemalt aga erineva rakursi alt natukene seda vastust. Ja, aga ilusat päeva ja tšau! Aitäh, tšau! Ilusat päeva!